Head kuulajad ja vaatajad. Oma eelmise saate lõpetasin Ungari peaministri Viktor Orbáni hoiatusega, et Ukraina toetamine kavandatud mahus tapab Euroopa Liidu nii majanduslikult kui ka rahaliselt. Orbáni hinnangul on Euroliit põletanud juba 185 miljardit eurot ja vaatamata kõigile punastele foorituledele on kavas põletada veelgi rohkem. Me mitte ainult ei rahasta seda, mida pole võimalust võita, vaid oleme endale võtmas ka kaela murdvaid kohustusi Ukraina sõjajärgseks ülesehitamiseks. Jah, alates lausaliselt sulgevate pandeemiameetmete kehtestamisest oleme sammunud kuristiku suunas ning täna seisame selle serval. Ainsa lahendusena näeb aga eurokraatlik Brüssel otsustavat sammu edasi. Hoolimata Euroopa riike üha enam kägistavast võlasilmusest, hääbuvatest majandustest, rusustatud Ukrainas kuhjuvatest kaotustest ja seal päevadega üha ilmsemaks saavast kõike hõlmavast korruptsioonist. Aga ehk soovitaksegi edasi liikuda just kõige selle tõttu. Vandenõuteoreetik võiks ju kahtlustada pandeemia ja sõja kasutamist viimase tõukena Euroliidu föderaliseerumiseks. Ordo ab kao, nagu tavatsetakse öelda ühes vähem või rohkem tuntud vennaskonnas. Phoenix saab taas sündida vaid oma enese tuhast, uue superstruktuuri ehitamiseks tuleb vanad eelnevalt hävitada. Võib see nii olla? Igatahes ärgitab üheks juhtivaks sõjapistrikuks kujunenud Soome president Alexander Stubb, et Euroopa liitlased peavad Ukrainas süvenevast korruptsiooniskandaalist hoolimata riigi toetamist igal juhul jätkama. Ehk siis raha läheb küll kohutavates kogustes vasemale, aga rahavool ei tohi sellest hoolimata peatuda. Euroopal tuleb eesootava talve üleelamiseks vaim valmis panna, sest Stubbi väitel jätkab Venemaa oma hübriidrünnakuid ja infosõda kogu mandril. Ühtlasi avaldas Stubb arvamust, et president Zelenski peab tema lähiringi tabanud altkäemaksu ja omastamissüüdistustega kiiresti tegelema, sest skandaal töötab Venemaa kasuks. No muidugi, Venemaa. Varastamine, omastamine ja liitlaste usalduse jõhker kuritarvitamine on küll taunitavad, aga põhiline on ikkagi see, et mitte jagada Kremlile kaarte. Stubbi sõnul olevat selge, et korruptsiooniga seonduvad menetlused ei tohi toppama jääda, aga rõhk ei peaks olema mitte kiirusel, vaid põhjalikkusel. Mitte miski ei teeni Venemaa huve paremini kui nii-öelda pimedaks tehtud ja vaiba alla pühitud kriminaalasjad. 3 peamise küsimusena teel relvarahuni näeb Stubb julgeoleku garantiisid, majanduse ülesehitamist ja territoriaalsete nõudmiste osas mingisugusel kokkuleppele jõudmist. Ootuspäraselt soovitas Soome president kasutada Ukraina rahastamise tagatisena 100 miljardeid külmutatud Venemaa varasid ning suurendada sõjalist survet Moskvale. Ühes oma hiljutises kommentaaris käsitlesin Venemaa poolt tehtud ettepanekut Euroopa riikidele julgeoleku garantiide andmiseks. Esinedes oktoobri lõpus rahvusvahelisel Euraasia julgeolekukonverentsil kinnitas Venemaa välisminister Sergei Lavrov taaskord, et Venemaal ei ole olnud ega ka ole kavatsust rünnata ühtegi Euroopa Liidu või NATO liikmesriiki. On vägagi kõnekas, et see avaldus ei ole saanud meie meedias mitte mingisugust kajastust. Minu hinnangul peaks see olema meie välis- ja julgeolekupoliitiliste huvide seisukohast vägagi oluline, et Lavrovi sõnul on Venemaa valmis kinnistama kõnealuse positsiooni ametliku, rahvusvahelise õiguse norme järgiva lepingulise julgeoleku garantiina. Miks ei võiks me selles näha isegi võimalust Tartu rahu tagatise uuendamiseks? Paraku on aga Lavrovil õigus, et Euroopa liidrid väldivad selliseid arutelusid Venemaaga, otsides selle asemel hoopis Moskva vastu suunatud liite ja garantiisid. Seejuures on raske pidada ebamõistlikuks Lavrovi hinnangut, et kuigi igal riigil on võrdne õigus valida oma julgeoleku tagamise viise, alates sõjalis-poliitilisest neutraalsusest kuni liitudes osalemiseni, ei või seda õigust lahutada teisest, sama olulisest reeglist, mille kohaselt ei või ükski riik tugevdada oma julgeolekut teiste riikide julgeolekuhuvide arvelt. Praktikas tähendab see osutus seda, et NATO peaks oma tegevuses ja ka võimalikes edasistes laienemisplaanides arvestama Venemaa julgeolekuhuvidega. Arvata võib, et kui Ukrainas päädib sõda sisuliselt lääne kaotusega, tuleb selle reaalsusega leppida nii ehk naa. Reaalsus on see, et Venemaale sõjalise surve avaldamise tipphetked on ammu möödas. Momentum kaotati pärast 2022. aastal toimunud Ukraina vägede edukat vastu pealetungi. Praegu sõjaväljal toimuv on tunnistus lääne materiaaltehnilise ressursi ja Ukraina inimressursi üheaegsest kuhtumisest, millele lisandub nimetatute ühiskondades suurenev sõjaväsimus. Eeltoodust lähtuv, kombineerituna Vene vägede saavutatud sõjalise eelispositsiooniga hakkab paratamatult tooni andma ka territoriaalsete vaiete üle peetavates läbirääkimistes.
Euroopa Analüüsi ja Strateegiate Keskuse nime kandva Euroliidu mõttekoja kaasasutaja Vladislav Inosmetsev oli sunnitud möönma, et kuigi Venemaa seisab silmitsi uue sanktsioonide lainega ning riigi majandust ähvardab langus, ei tähenda see Venemaa majanduslikule ja poliitilisele stabiilsusele tänapäeval kuigi palju ega piira tema võimet veel aastaid sõda rahastada. Ometigi ähvardas Kaja Kallas juba 2022. aasta algul, et Venemaa agressiooni korral tuleb kõikide sanktsioonipakettide ema. Riigikogu endine spiiker Henn Põlluaas ütles aga hiljuti, et meie kohus ja meie enda julgeoleku huvides on Ukrainat nende kaitsesõjas aidata. Iga Ukrainas peatatud Vene sõdur on üks sõdur vähem, kes võiks rünnata Eestit, ning siin ei saa me endale lubada sisemisi kõhklusi. Eesti julgeolekupoliitika peab olema ühene ja selge. Asjaolu, et iga sõja jätkudes tapetud venelane tähendab ühtlasi tapetud ukrainlast, paraku ei aktualiseeru. End ise Ukraina liitlasteks tituleerivate säärane küünilisus on ühtaegu kurb ja jahmatav, kuigi juba harjumuspärane. Aga just nii primitiivselt sirgjooneline ta ongi, see Eesti julgeolekupoliitika. Samal ajal on meiegi meedia täitunud teadetest, et USA administratsiooni esindajad on pidanud salaja konsultatsioone Venemaa juhtkonnaga, et panna paika uus plaan Ukrainas sõja lõpetamiseks. Väidetavalt on koostamisel 28-punktiline tegevuskava, mis hõlmaks 4 osa. Rahu kehtestamist Ukrainas, julgeoleku garantiisid, Euroopa laiemat julgeolekuarhitektuuri ning USA tulevasi suhteid Venemaa ja Ukrainaga. USA ametnike sõnul olevat Trumpi eriesindaja Steve Witkoff oktoobri lõpus Miamis arutanud seda plaani president Putini eriesindajaga investeeringute ja majanduskoostöö küsimuses Venemaa otseinvesteeringute fondi tegevjuhi Kirill Dmitrijeviga. Viimase väitel tunneb Moskva seekord, et Venemaa seisukohti on tõeliselt kuulda võetud. Meenutagem seejuures, et vähem kui kuu tagasi kirjutas Andres Herkel Postimehes rahulolevalt, et Dmitrijev ei leidnud oma visiidil Ühendriikidesse mingit olulist mõistmist. Tema retk Washingtoni olevat kukkunud täielikult läbi, sest ta polevat saanud kõrgetasemelisi kohtumisi. Valge Maja usub, et praegu on õige aeg plaan ellu viia ja on juba alustanud Euroopa ametnike teavitamist. Seejuures ütles Soome Atlandi ja Seltsi üritusjärgselt kommentaare jaganud ekspresident Sauli Niinistö, et peab pentsikuks olukorda, kus president Trump räägib president Putiniga, kuid eurooplased endiselt mitte. Samas, kui Trump räägib, siis tahavad eurooplased koheselt teada, mida räägiti. Ja paralleelselt on hirm, et ega ometi Euroopast üle Euroopa pea ei räägitud. Niinistö sõnul on Euroopa kaalukus tänaseks oluliselt vähenenud, maailma saatusele otsustavad Ühendriigid, Hiina ja Venemaa. Paljuski tuleb Niinistöga nõustuda, sest Euroopa diplomaatia on aastatega pea lootusetult ja masendavalt alla käinud. Tooni ei anna mitte ainult asjatundmatus, vaid koguni agressiivne, lihtsalt kultuuritu räusklemine. Kurva näite pakkus taaskord Margus Tsahkna visiit Pekingisse, kus ta oma Hiina kolleegiga kohtudes teatas, et kui Hiina soovib Eestiga hästi läbi saada, tuleb tal kõigepealt Venemaa paika panna. Diplomaatia kategooriates on see mõõdetamatu madalus. Oleme kõik väsimuseni kuulnud välisministri primitiivseid ja kulunud retoorilisi nõudmisi avaldada Venemaale survet, sundida Venemaa läbirääkimiste laua taha. Aga mida tähendab sundida läbirääkimiste laua taha? Esiteks, kes ja kuidas sunnib? Ja teiseks, mis seal laua taga siis õieti toimuma peaks? Kas läbirääkimised? Läbirääkimisi saab teatavasti pidada osapoolte vaatest kompromissi võimaldavates detailides. Kuid kui nõutakse tüvipositsioonist loobumist, tähendab see ju nõuet kapituleeruda. Seda ei ole ka valmis Moskvale esitama isegi mitte Washington, Euroopast rääkimata. Üheks suuremaks murekohaks on kujunemas Ukraina sõjajärgne ülesehitamine. Ehkki vaatamata Belgia jäigale positsioonile pole eurokraadid veel kaotanud lootust kasutada 100 miljardeid külmutatud Venemaa varasid, on sellest plaanist tasapisi saamas plaan C. Plaanid A ja B on vastavalt kas Euroliidu ühislaen või järjekordse laenutahteliste koalitsiooni koondatav pakett. Kuna mõlemad tähendavad 100 miljardite ulatuses suurenevat laenukoormust ja seda vaid soojenduseks lähima paari aasta perspektiivis, tumenevad Euroopa pealinnade kohal murepilved, mida märkavad ka üha enamad kodanikud. Võtame näiteks Pistrik Stubi koduriigi. Soome rahandusminister Riikka Purra hoiatas, et Euroopa Komisjon võib 2026. aastal alustada riigi suhtes ülemäärase eelarve puudujäägi menetlust.
Hinnang põhineb komisjoni poolt avaldatud majandusprognoosil, mille kohaselt ületab Soome valitsussektori võlakoormus järgmisel aastal 90% sisemajanduse kogutoodangust. Purra sõnul satub Soome olukorda, kus järgmine valitsus peab vähendama võlakoormust 1% võrra SKT-st aastas, samal ajal kui riigi majandus vaevleb struktuursete probleemide käes. Seejuures ei seleta praegust puudujääki ainuüksi kaitsekulud, selle põhjuseks on pigem tulubaasi nõrk areng võrreldes teiste kasvavate kuludega. Aga Ukraina jaoks on laenu võetud ja võetakse edasi. Kas kõlab tuttavalt? Soome mõjukas veteranärimees Björn Wahlroos kritiseeris riigi viimase 20 aasta valitsusi, väites, et halva juhtimise tõttu on Soome selle ajaga kaotanud ligi 80 miljardit eurot. Wahlroosi rehkenduse järgi võrdub see Soome 3 aasta tervishoiukuludega ja see on juhtunud, sest majandust on tema sõnul juhtinud idioodid. Kuna probleem on aina süvenev, näeb Wahlroos suurimate kaotajatena noori riigi järgmise põlvkondi. Paraku kangastuvad ka siin paralleelid Eestiga. Ukraina energeetikasektori puistamiseks algatatud korruptsioonivastane erioperatsioon kannab nimetust Midas. Kreeka mütoloogias oli Midas teatavasti oma rikkuse poolest kuulus Früügia kuningas. Viljakusjumal Dionysus täitis tema suurima soovi, kõik mida valitseja puudutas, muutus kullaks. Paraku muutis ta niimoodi kullaks ka söögi ja joogi ning oleks seetõttu peaaegu nälga surnud. Mõtlema panev paralleel, sest nagu selgub, ei suuda ka kullaketrajatest eestlased enam süüa osta. Eurostati avaldatud toidu, jookide ja tubaka jaemüügi andmete järgi kukkus Eesti Euroopa Liidu riikide seas tänavuse ja mulluse septembrikuu võrdluses viimaseks. Paraku kinnitab sama ka Konjunktuuriinstituut, mille andmetel on allahindluste jahtimine ja toodete asendamine aina odavamate alternatiividega juba aastaid kestev ja laialt levinud igapäevane võte kulude kokkuhoiuks. Toidukaupade jaemüügi mahu langus kestab meil juba 3,5 aastat, täpsemalt alates 2022. aasta teisest kvartalist. Niisiis on väide, nagu poleks eestlased kunagi nii hästi elanud, parimal juhul tendentslik. Otsides leevendust hindade tõusule ning püüdes parandada inimeste kindlustunnet ja toimetulekut, on kõik meie naaberriigid kehtestanud toiduainete käibemaksul erandid ja mitmed neist on jaganud maksukoormust pankadega, seades sisse erakorralise pangamaksu. Meil menetletav maksulangetus internetikasiinodele ning samal ajal jäik keeldumine nii toidu käibemaksumäära langetamisest kui ka pangamaksu kehtestamisest on ennekõike küüniline oma rahva suhtes. Tuleb nõustuda nendega, kes ütlevad, et niisugustes oludes muutub Ukraina lipp Eesti riigihoonetel aina absurdsemaks. Ja jagades ilma igasuguse auditeerimisnõudeta 100 miljoneid Ukrainale ja seda veel olukorras, kus Riigikontroll on tuvastanud raha ulatusliku väärkasutuse isegi meie enda kaitseministeeriumi haldusalas, ei näita me üles solidaarsust mitte võitluspidava Ukraina rahvaga, vaid pigem sellest sügavalt korruptiivse poliitilise ladvikuga. Nende teemade lahkamist jätkan oma järgmistes saadetes. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui soovite minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarvilikku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglid.ee. Kuulmiseni!